Tere! Mina olen Nele Rent ja ma tegelen muinsuste ehk Eesti riigile ja inimestele oluliste asjade ja kohtade uurimise, korrastamise ja kaitsmisega. Huvi vanade asjade vastu sain mina kaasa kodust. Äraütlemata tore, et võtsite oma klassiga nõuks osaleda pärandivaderite liikumises ning uurisite kevadel koos õpetajaga enda kodulinna maju ja nende aknaid. Kahtlemata märkasite, kui erineva suuruse ja kujuga või materjalidest võivad erinevatel hoonetel aknad olla. Kuidas elasid ja nägid välja inimesed, millised olid tänavad, majad ja nende uksed aknad ja kas ja kui palju on Tapa linn viimase 20, 50, 80 või 100 aasta jooksul muutunud, näeme Tapa muuseumis olevaid vanu fotosid uurides ja neid tänaste piltidega kõrvutades. Kindlasti te teate, et Tapa tekkis peale seda, kui siinsete metsade vahelt ehitati 150 aastat tagasi läbi raudtee. Täna seisab raudteejaama hoone kahjuks tühjana ja kasutuseta ning kõrged uhked ümarkaarsed aknadki on laudadega kinni löödud. Kuid sama uhked ja eriilmelised on aknad 3 Tapa kirikuhoonel. Võib julgelt öelda, et ajalooliselt on Tapa majadel olnud lihtsad 2 raamiga ja erineva ruudujaotusega aknad. On 2, 3, 4, 6, 9 ja rohkema ruuduseid aknaid. Paljudel majadel on akna ülaosa ja uksepealne valgmikaken jagatud väikesteks tihedateks ruutudeks. Akendel on lihtsad, kitsad piirdelistud. Kas teate, et kui tänapäeval on aknad ees põhiliselt klaasid, siis varasemalt ja erinevates maades on akna kattena kasutatud nii puulaastu kui looma- või kalapõit või nahka, samuti paberit või pergamenti, aga ka õhukeseks lihvitud loomade sarvi või kive, nagu marmor, alabaster või vilgukivi. Loodan väga, et ka järgmisel kevadel jätkub teil huvi ja lusti uurida vanu maju ja nende aknaid. Koos aknaga soovitan teil pildile püüda ennast ja oma sõprugi. Siis on tulevikus 100 ja enamgi aasta pärast koolilastel sama tore võimalus vaadata, millised teie 21. sajandil olite.